peale sellist telelavastust ja show'd olen mina see, kes tuli moraali juurde. Ühesõnaga, ma siin enne kuulasin seda bändi ja kas teate, ma olen kunagi bändi teinud. Mis minust sai? Nüüd mina olen see, kes käib peale lahedat bändi, käib ja piibeled siin ja siis, et te olete kõik väga lahedad ja et Jumal on olemas ja Jumal armastab teid täiega ja ma tahan kõigepealt tuua näiteks Madise. Teate, iga inimene siin elus vajab aeg-ajalt muutust. Täpselt nii nagu Madis vajas muutust. Madis vajas endale uut soengut ja Madis vajas endale igast uut seda suudamütsi ja värki. Täpselt samamoodi meie aeg-ajalt tunneme, et me vajame mingit muutust. Mida me siis teeme, kui me tahame natuke enda päeva võib-olla huvitavamaks muuta? Tüdrukud teevad teistsuguse meiginäkku ja ema ei tunne ära enam hommikul ja on kohe natuke huvitavam. Kui me tahame mingit muutust endale, Eesti. Kui me tahame mingit muutust endale Eesti Vabariiki näiteks, et see suureneks, siis me muidugi lähme kas ida poole või lõuna poole või ja vallutame natuke juurde. Kui me tahame muutust enda rahakotti, osadel on vaja sealt nagu tühjemaks saada, ühemaks rahakotti, mis ei mahu tasku. Osadel on vaja sinna midagi saada. Siis me otsime tööd, me oleme tublid. Kui ma vajan muutust endal tunnistusele, saada ema käest palli kodus, mitte kolakat, siis ma pean midagi ette võtma, ma pean õppima. Kui me vajame mingeid muutuseid, siis me peame alati midagi selleks tegema. Et need muutused tuleksid, siis ennast nad ei tule. Minu küsimus sulle täna on see, et aga mis siis, kui muutust vajab äkki minu elus? Mis ma siis teen? Mis ma teen siis, kui muutust vajab äkki minu iseloom? Mis ma teen siis, kui muutust vajavad näiteks minu suhted? Kust ma siis abi teen? Lähen kuskile eneseabi kursusele, nõustamisele ja käin ja maksan selle eest raha ja loodan, et mul hakkavad suhted paranema, et ma saan oma vanematega jälle hästi läbi ja ma arvan, et tänapäeval ei ole see üleüldse saladus, et meil tegelikult kõige valusamad ja kurvemad asjad, mis meie eludes võib-olla juhtuvad meie kõige lähedasemas tutvus- või sõprusringkonnas. Tihtipeale need kõige valusamad hoobid ja kõige valusamad löögid tulevad meie enda kõige kallimatelt inimestelt. Võib-olla mul on tunne, et iga inimene, vähemalt siin saalis ja üleüldse iga inimene, kes vaatab vähegi, mis ümberringi toimub, on nõus sellega, et inimesed on ühel reisil siin maailmas. Nad on ühel reisil ja tihtipeale see on niisugune tripp, et see on nagu egotripp. Meid treenitakse mõtlema ise endale ja sellele, et kuidas minul võib hästi minna. Meid treenitakse mõtlema oma tulevikule hästi palju, et me võiks enda tulevikku näha turvalise ja sellise kindlana. Seepärast me teeme praegu hästi palju pingutusi selleks. Me õpime mingeid ameteid ja me proovime saada paremaid töökohti, et meil oleks rohkem raha ja et meil oleks tulevik garanteeritud, turvaline tulevik. Täna mina tahan kutsuda sind ühele teistsugusele reisile. Üks teistsugune trip on ka võimalik siin maailmas. Ja see ei ole mitte enam egotripp, vaid see võiks olla kõige imelisem reis läbi elu, kus me mitte ei pea silmas ainult seda, mis meile on hea, vaid kus me suudame märgata ka seda, mis võib-olla meie ümber olevatele inimestele on hea. Me võib-olla mõistame seda, et kui me tahame oma ellu muutust ja miljonite inimeste elude peal on tõestatud see, et üks võimalik koht, kust see muutus võib tulla, on Jumala juurest. See on Jeesus Kristus, kes võib sinu ellu tuua sellise muutuse nagu ei miski muud. Miljonid inimesed üle maailma võivad seda kinnitada.
ma arvan, et 10 000 Eestis võivad seda kinnitada. Ja ma arvan, et siit ruumist mitukümmend inimest võib tõsta käe ja öelda, et Jeesus on tema elu muutnud täielikult. Kui me isegi ka seda teame, siis miks on nii, et tihtipeale meie lähedaste või meie sõprade või tuttavate elus seda muutust ei toimu? Nad kas ei ole selleks muutuseks valmis või nad isegi vastupidi, nad ei soovi seda muutust. Meil on üks väga hea lugu siin Piiblis, mida ma kohe teile räägin, mis kirjeldab ühte kõige tõsisemat probleemi, mis võib seista inimese ja Jumala vahel. Nii et isegi kui Jumal tahaks kõik need probleemid, mis sinu elus on, kõik see valu, mis su südames on, võib-olla sul on probleeme oma kodustega, võib-olla sa oled nende peale vihane, võib-olla sa oled kuri. Isegi kui Jumal tahaks sinu südant niimoodi muuta, et ta täidaks selle armastusega, nii et sa saaksid lahendada need probleemid, et sa oleks piisavalt julge, et sa vaatad oma vanematele näkku ja palud andeks, mis sa oled valesti teinud. Üks selline lugu on Luuka evangeeliumis 18. peatükis. See on tähendamissõna variserist ja tölmidest. Ja mul oleks vaja kusagilt praegu leida üks vabatahtlik. Ja ma tulen valin seda lihtsalt vägivaldselt. Lauri, mis see? Kraamid, jah? Higistad, jah? Tuleb. Jeesus räägib ühe loo, kus on selline tegelane nagu variser. Variserid olid, tead kes? Variserid olid need, kes tundsid seda piiblit, millest oli küll ainult üks osa, siis tolleks ajaks ilmunud. Nad tundsid seda läbi ja lõhki, väga hästi tundsid. Teadsid kõike, mis on öeldud seal ja nii nagu Lauri teab. Ja nad käisid muudkui ja tegid täpselt neid asju, mida see piibel käseb. Palvetasid täpselt nii, nagu see piibel käseb ja olid muidu vahvad ja tublid. Aga neil oli üks, nagu, kohe näitan seda. Nii. Jeesus hakkab rääkima seda lugu ja ta alustab. 2 inimest läksid üles pühakotta palvetama. Üks oli variser ja teine oli tölner. Siin on meil variser. Ja ta läheb pühakotta palvetama üles. Läheb trepist üles. Nii. Nüüd ta on üleval. Ja variser võttis seal üleval mikrofoni. Sa tahad põlvitada ka. Teate, kui siin on ajakirjanikke praegu. On, käsi püsti, kes on ajakirjanik. Siis te võite kirjutada, et kristlikul üritusel sunniti inimesi põlvitama ja palvetama. Nii et Lauri, kui sa nüüd põlvitaksid ja palvetaksid Jumala poole. Ja ma enam-vähem näitan sulle ette, mida sa peaksid palvetama. Näed ikka lugeda, pole hullu. Palun väga siit maalt, sõnast oh. Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed, röövijad, ülekohtused, abielurikkujad ega ka niisugune nagu see tölner. Kas te mõtlesime tölnerit? Meil on vaja tölnerit. See on lihtsalt maksukoguja, see on lihtne amet. Tule, stiilne Madis. See on päris igav välja tõendes. Ja ka tölner oli pühakojas palvetamas, kus sa ronitsid ka üles pühakotta ja läheksid näiteks, tule siin. Variser palvetas ja variser tänas Jumalat, et ta ei ole niisugune nagu teine inimene. Jumal, aitäh sulle, et ma olen stiilne. Jumal, aitäh sulle, et ma iga päev saan kulutada nii palju raha, kui ma tahan. Jumal, aitäh sulle, et on palju rohkem nõmedaid inimesi palju nõmedamaid inimesi kui mina. Mis te arvate sellisest palvest? Ja Jumal, aitäh sulle, et ma ei ole nii hull inimene kui see, kes seal kõrval palvetab. Ja vaatame kohe, mida see inimene seal kõrval palvetas.